No vat, see on Eesti Rahva Muuseum. Tere. Ja kas te olete siin esimest korda? Ei ole, ma olen siin käinud paar aastat tagasi ja nägime seda Eesti osakonda, aga siis Uureleti osa ja palju muud jäi nägemata. Ei jõudnud läbi käia, aga väga vahva ja ilusasti välja pandud ja huvitav käik läbi selle näituse. Siin vist ei ole väliseestit kuigi palju. Ei. Aga mis võiks siin olla teie arvates? No käsitöösid, sest Austraalias on küllaltki palju käsitööringe. Adelaide'is ja Sydney's ja Melbourne'is. Isegi olen kuulunud käsitööringi. Ja tatsugrupid on ja inimesed teevad oma pärasid, Gunnar Neeme tööd. Jah, neid võiks nagu eksponeerida või teha üks niisugune väliseesti näitus või jah, see oleks väga huvitav. Mina ei tea ka, mis teistes riikides nagu väliseestlast on teinud ja tegutsenud. Et oleks aeg teha juba üks ülemaailmne eestlaste täiesti muuseum või näitus. Ja eriti ütleme, kui laulupeo aeg, siis tulevad igalt poolt inimesi kokku ja näevad ka, et mis teistes riikides ja nende kaasmaalased nagu teevad ja millest nad on huvitatud. Mõned teevad ju nahatööd ja puutööd ja nikerdusi ja väga huvitav. Õbe ja. Täna oli jutuks see, kuidas säilitada keelt või mitte. Kui tähtis on eesti keel? No eesti keel peaks Eestis tähtis olema. Aga Austraalias eestlastel? Jah, kui oleneb jälle perekonnast, sest ega ei ole kerge, kui teise keele rääkija on nagu peres, et siis on nagu ema töö, et seda säilitada ja see iga kord ei lähe läbi ka ja lastel peab, nagu nimetadi, et lastel peab huvi olema. Nii palju teisi asju tuleb ette ja oma kooli õppimine ja kõik, et ega mina ei ole ka õppinud eesti keelt. Ma olen lihtsalt kodust saanud, aga siis lugemisega nagu lisanud. Ja siis eriti, kui ma noor olin, ütleme 12-13, siis ma õppisin lugema kirikus. Kui kiriku laulud ja loed neid sõnu, siis läks küllalt aeglase taktiga, et ma oskasin neid välja lugeda. Ja ma mõtlen, et ma õppisin eesti keelt lugema kiriku lauluraamatust. Tõsi, aga aabits oli meil, aga pühapäev siis võeti see välja, aga ega ma ei tahtnud seda väga teha. Ja see ei olnud nii väga huvitav, aga siis laulmine oli muusikaga ja tekitas mul huvi. Kas see huvi on kuidagi edasi kandunud, et kuidas uued inimesed, noored inimesed eesti keele ja kultuuri juurde tulevad? Ma ei tea. Ma arvan, nad on huvitatud nendest võõramaa kultuuridest rohkem. Kui nad reisivad, siis nad suunduvad rohkem inglise kultuuri või nagu inglise keele peale ja mis töökoht nõuab ja mis kohalikult nagu saada on, mis pakub huvi. Aga ma mõtlen, et need noored, kes nagu Austraaliasse lähevad, nemad ka otsivad oma kaasmaalasi, et kuidas nende saatus on olnud ja õpivad ühe teise käest. Et ma mõtlen, nemad käivad omavahel võib-olla rohkem läbi, kui nad nende vanemate seltsi liikmetega käiks. Ja. Sest nad liiguvad ka nii palju, et nad nagu ei saa päriselt osa võtta pidevalt või pikema aja pärast. Ja. Aga kuidas teie selts üldse välja näeb, et kui palju eestlasi on, kes koos käivad? Paarsada käib Melbourne'is, aga see on vähenenud. Oli ikka saalid täis ja isegi Raekoja saali üriti ja kõik eelmistest aegadest oli palju eestlasi. Ja nad tegid palju tööd, korjasid raha, et kirikut toetada ja isegi osteti kirik ja nüüd Melbourne'is on ikka Eesti maja, see on üks vana kino,
aga mitme saaliga ja seda üritaks ka välja teistel gruppidele, aga siis rahvast on ikka vähem kui enne. Jah, lihtsalt vanemad inimesi ei ole enam, kes seda. Ma mõtlen, te ütlesite enne just ka veel Gunnar Neemet aga selliseid loovaid inimesi, keda kogu Eesti võiks tunda. No meie see märk, mis meie lennuki peal on, Kontossi känguru, see on ühe eestlase joonis. Teda nimetada, ma ei tule tema nimi praegu meelde, aga tema tegi palju kujundisi turismi kohta. Suured need posterid või niisugused plakati kuulutused, kõik kuidas rannas olla ja kuidas elu on Austraalias. S-tähega, kahjuks ei tule nimi meelde, aga Google teda saab ja siis tema oli isegi ühes näituses, meil oli näitus ja tema väike, mitu posterid olid ka temast pandud Melbourne'is. Nii et tema oli üks algaastatest, 50-ndest, ja see känguru ongi tema joonis. Nii et see on üks, kes tuleb kohe meelde. Mina väga palju kunstiga ei tegele, mina olen keemik, nii et aga ma tunnen nüüd huvi, kui võimalus ja erruminek lubab. Muusikat meil käis Vox Clemantis, laulis Melbourne'is ja Sydney ooperamajas. Ma käisin kuulamas, saal oli täis, 2000 inimest vähemalt. Need ei olnud mitte kõik eestlased. Aga jah, väga toredasti. Pärdi muusikad on olnud, kammerkoor on käinud, võiks käia veel. Tihti mängitaks Pärdi muusikad Austraalia klassikraadios. Ta on isegi vist aukraadi saanud Sydney ülikoolist, nii et tema nimi on tuntud. Ja Eesti kohta inimesed ikka teavad neid. Vanasti öeldi ikka, et see on Venemaa. Aga seda ei saa pahaks panna, sellepärast, et ajalugu ei lubanud muud öeldagi. Aga nüüd nad teavad Skype'i ja nagu Taxify ja teine on TransferWise ja et internet ja e-resident ja tihti on ikka nimetatud Eestit tehnika mõttes ja valimine kah e-teel. Aga kui palju te koos käite? Kuidas teie seltsielu välja näeb? Teatud tähtpäevad ikka tähistatakse, jaanipäevad ja mõned käivadki lätlastega, vist nüüd käiti jaanitulel kuskil maal. Vabariigi aastapäev ja siis emadepäev. Aga see on vähemaks jäänud, ütleme. Ja kirik on ka. Nii et vist meil Eesti pastorid ei ole ja paljud soovivad, et eesti keeles ja Eesti pastor. Ja meil on ka kirik nii kahanenud, et vist see aasta pannakse kinni. Ei ole küllalt neid inimesi, kes seda toetaks ja võtaks jõuliselt osa. Nii et see on kahju. Aga ma käin Rootsi kirikus ja mul on lähedal üks ingliskeelne Luteri kirik, kus ma saan käia, aga jah, see on kahju. Mina isiklikult tunnen sellest puudus. Seda ei ole Eestis veel jutuks olnud, et võib-olla peaks siin rääkima, võib-olla mõni noor. Meil käis Meelis Roosmaa oli pastor, aga tema teenindus lõppes ja ta tuli Eestis tagasi, aga ta on vist uuesti tagasi, aga mitte pastori koha peal. Sydneys on pastor, aga jah, seal vist juhtub sama edaspidi. Noored ei käi kirikus. Alguses ma mõtlen, nad ikka pöördusid kiriku poole, aga vist praegusel ajal ei ole enam seda huvi üldse maailmaski. Aga otsivad mingisugust teistingelist rahustust või saavutusi. Proovivad
palju asju ja teisi uskusi ja võib-olla vanemad ka ei ole nagu ise välja näitanud, et mingisugune hingeline võimalus võiks olla, et Eesti, mul tuli meelde, et Kallisto puud või midagi. Igas kultuuris on olnud mingisugune hinge lahustus või lohutus ikka, vabandust, mõtlesin vale sõna, et see nagu praeguses maailmas puudub mitte ainult eestlastel. aga kas Eesti kultuur ise ei võiks selline asi olla? No oleneb, muusika on ja siis, aga ma mõtlen, et seal on midagi rohkem ka minu enda tunnetes on. Ja ma olen ise, mitte et mul on, vanemad olid usklikud, laulsid kirikus ja nii oli väga armas kuulata neid, sest nad laulsid mitmes hääles, nagu vanasti oli õpetatud ja see nagu jäi mul kõrva veel, et ma kuuleks seda. Aga ja see oleneb, kuidas vanemad võimaldavad, sest see peab isiklik tunnustus olema ja seda ei saa kellelgi nagu suruda, aga sa pead ise seda nagu leidma. Aga et vanasti on olnud need hiidekohad ja kõik niisugust asjad, ma mõtlen, et praegu ta võiks kõik olla. Aitäh!